Tervist, head kuulajad! Eetris on esimene saade podcastide sarjast, mis on pühendatud Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühingu 25. juubeliaastale. Minu nimi on Evelin Soidla ja mina olen coach ja superviisor. Täna on minu külaliseks Kaidi Peets. Tere, Kaidi! Tere, Evelin! Ja meil tuleb juttu täna supervisiooni olulisusest, ka coachingust, superviisori kompetentsidest ja mõnedest asjadest veel. Ma alustaksingi Kaidi täna selle küsimusega, et räägi mõne sõnaga endast. Mis sa teed, kes sa oled? No, ma arvan, et minu elus täna mängib väga olulist rolli selline organisatsioon nagu International Supervision and Coaching Institute, mille siis me selliste 10 hea kolleegiga asutasime 11 aastat juba peaaegu tagasi. Ja seal täna mina olen olen nagu õppejõud ühes sellises programmis, mis meil on nüüd nagu ka täiesti uus programm sündinud. Ja see on Intercultural Supervision and Coaching Program, mis on siis esimene selline rahvusvaheline programm, kus me siis koolitame 2,5 aasta jooksul superviisoreid ja coach'e. Ja oma igapäevatöös siis lisaks sellele mul on ka võimalus olla siis meeskondadele ja juhtidele, erinevatele õpetajatele, haridustöötajatele, ka vanglaametnikele siis ka mõttepartneriks, mõnel juhul siis superviisoriks, mõnel juhul coach'iks, aga selline hea ühendav sõna minu jaoks on selline mõttepartnerlus. Siis ma ka täitsa kuulasin seda, mida sa teed, et päris huvitav tundus mullegi, et olen ka ju natukene rahvusvahelise taustaga. Aga tead, kui see küsimus uuesti võtad, kes sa oled, kuidas sa sellele vastaksid? No võt, täna ma olengi jõudnud kõige rohkem sinna, et ma ütlengi, et ma olen mõttepartneriks inimestele, professionaalidele, mõttepartneriks oma lastele, mõttepartneriks oma headele kolleegidele, et see on kuidagi see sõna, mis võib-olla võtab väga palju kokku, et see, mida ma täna nagu väga armastan, mida mulle meeldib teha. Ja iga selle asja juures, olgu see mentorlus, coaching, supervisioon, kõik nad on sellised head õed-vennad, ma ütleks, ja samas nad kõik on pisikeste oma nüanssidega. No nüüd mõte käib korra sinna, et kuidas sa leidsid selle tee supervisiooni juurde ja coachingu juurde ja nende asjade juurde, kus sa täna oled? Kuidas see algas sinu jaoks? No võiks öelda, et mõnes mõttes ma jõudsin sinna läbi maalimise. Et ma käisin maalimas hea sellise tänasega kolleegi Katrin Aavaga ja tema kuidagi viskas sellise mõtteõhku, et kas sa ei tahaks tulla supervisiooni õppima. No see oli aasta 2006 ja mul ei olnud nagu aimugi, mis asi on supervisioon, et coachingust ma olin veel midagi kuulnud, aga supervisioonist ma ei teadnud midagi. Ja ma ütleks niimoodi, et kui ma sinna esimesse moodulisse kohale läksin, minu õppejõud tookord olid siis Achim Fritze ja Helleniit, ma ütleks nii, et kui ma sinna jõudsin, siis juba esimesel päeval, esimesel moodulil ma sain aru, et ma olen õiges kohas. Ja kui ma tagasi vaatan 3 aastat see õpe kestis, siis ma ütleks nii, et see on kindlasti üks parimaid asju, mis mu elus on juhtunud. See on olnud meeletult hea investeering ja miks ma seda ütlen, on just see, et ma leian, et see supervisiooni õppe ise supervisioonis käimine, et see on minus võib-olla selliseid erinevaid kompetentse nagu meeletult kasvatanud. Ma võiks öelda, et kindlasti on see kasvatanud minus sellist julgust nagu keeruliste olukordadega ja ka konfliktidega nagu paremini toime tulla, et julgust ja ka oskust nendega paremini toime tulla, üldsegi võib-olla konfliktidega sõbraks saada, et julgust nagu sellisesse teadmatusse astuda. Ja sellise elukeerukustega nagu paremini võib-olla toime tulla. Aga ka andis sellised tiivad ja usku rohkem iseendasse, et nagu võtta asju selliseid ootamatuid ja selliseid, viia ellu ka mu unistusi. Ühesõnaga rohkem usku iseendasse ja ma usun, et see on see, mida supervisioon ja coaching inimestega võivad teha, nii et võiks öelda, et selles mõttes iga inimene, kellel on võimalus käia supervisioonis ja coachingus, võiks öelda, et ta saab investeerida endasse mitte ainult tööalaselt,
aga palju laiemalt, et see on investeering endasse kui emasse, endasse kui abikaasasse, endasse kui kolleegi, noh, mida iganes, et need on nagu minu meelest elukompetentsid, mida on võimalik supervisioonis ja coachingus õppida ja kogeda. Jaa, hästi äge mõte, et kui sa rääkisid sellest, kuidas sa sinna juhtusid sinna algusse ja kuidas sa valiku tegid, et mu esimene mõte oli kohe, et ka mina tulen ju inglise keele õpetaja ametipostilt enne ja kui ma mõtlesin selle peale, et miks mina valitsin endale coaching ja supervisiooni väljaõppe üldse, oligi põhjus, et ma tahtsin inimestega sügavamalt töötada. Et kui õpetamine ei andnud minule sellist väljundit, siis supervisioon ja coaching oli kohe need asjad, kus ma tundsin, et ma saan inimestes suuremat väärtust luua, sügavamale minna ja ilmselgelt meeldis see mulle tollel hetkel palju rohkem. Et see oli päris huvitav ja see investeering endasse kui intellektuaalsesse varasse kõlab mulle ka päris huvitavalt. Et mis on see hetk, kui sa kirjeldasid, et sa tundsid kohe ära, et see on midagi sulle, mis asi seal, mis seal ruumis oli või juhtus siis, et tekkis tunne, et võt, see on minu asi? Ma tean, et ma läksin tookord, ma otsisin midagi sellist elus, et kuidas saada paremaks inimeseks. Ja ma tegelikult väga kaalusin, et kas ma lähen õppima, et see 3 aastat nagu sellist rahalist ja ajalist investeeringut tundub selline suur investeering. Aga nii kui ma sinna ruumi astusin ja olin selle esimese päeva seal ära olnud, et siis ma sain aru, et see on see koht, mis võimaldab mul kasvada nagu inimesena palju laiemalt, et professionaalina kasvada, võtta enda töösse palju asju kaasa, mingeid hoiakuid, uskumusi, oskusi arendada, et see on see ja tegelikult ka see oli, mille ma sealt sain, nagu oskuse mõista paremini endas toimuvaid protsesse, mõista neid nuppe, mis minule sisse lülituvad näiteks aeg-ajalt, kuidas ise ennast korras hoida, aga mõista ka paremini meeskondades ja organisatsioonides toimuvaid protsesse. Et see on see, mis mind paelus ja paelub siiamaani tegelikult. Ja võiks öelda, et pärast seda, kui 3 aastat õpinguid oli läbi ja sa hakkad nagu päriselt tegema kliendi tööd, töötama meeskondadega, juhtidega, gruppidega, siis sa alles saad aru, kui palju sa pead veel alles õppima, nii et see on pidev protsess, mis toob ka selleni, et tegelikult kui ma õpingult lõpetasin 2009, et ma ei saa öelda, et ma väga täpselt mõistsin ikkagi seda supervisiooni coachingu erinevust ka. Et ma arvan, et see selline sügav mõistmine on tulnud minusse hoopiski hiljem, et kui ma just hakkasin ise seda kliendi tööd tegema ja ma sain aru, et mul ei ole vaja seada nii väga neid eesmärke ja võib-olla nii palju treenida nagu mingisuguseid konkreetseid võib-olla oskusi selles töös, seda ka muidugi neid sa treenid kogu aeg edasi, aga mul tekkis nagu sügav vajadus reflekteerida just nimelt oma kliendi töö üle. Et kus ma sain aru, et olid hetked, et ma tunnen, et mul kliendi töö läheb, kõik nagu on hästi, et töötame näiteks mingi meeskonnaga või grupiga, et kõik nagu sujub, kõik on hästi ja on midagi, mida ma tunnen, et ma nagu kas ei kuule või ma ei näe või ma ei saa aru, mis dünaamika see on, mida ma ei adu. Ja võt need on need kohad, kus ma nagu väga selgelt saan aru, et see on see koht, kus tuleb nagu supervisiooni minna, et ma tahan reflekteerida, ma tahan näha seda, mida ma ei näe ja mul on vaja nagu kõrvalt vaadet, mul on vaja, et keegi aitab mul seda laiemat pilti, seda laiemat süsteemi näha. Et nii nagu ma praegu vaatan, et nii nagu need kaardid siin meie peal ees, laua peal ees on, et sa ei saa, et võib-olla superviisorina ja ka coachina või ükskõik, et oled sa õpetaja, oled sa, ma ei tea, oled sa vanglaametnik, ma töötan ka vanglaametnikega näiteks, eks ju, või oled sa juht, sa töötad paljude inimestega, su ümber on palju inimesi, mis tähendab palju emotsioone. Aga sageli me keskendume ainult sellele ühele kaardile, vaatame seda ühte kaarti, eks ju. Aga võib-olla, kui sa tuled supervisiooni, sa nagu tuled sellest süsteemist korra välja ja vaatad kogu seda pilti laiemalt. Kus kohas need kaardid praegu siia lauale on paigutatud. Et see üks kaart, millest meie võib-olla rääkisime sa supervisioonis või coachingus või juht mõtleb oma mingisuguse tööalase konteksti peale, et kui ma nagu laiendan seda pilti, et me oleme siin ruumis, kuidas see valgus mõjutab praegu seda, kuidas need pildid siin laua peal on, eks ju. Et kuidas see autor, kes on need pildid maalinud, on ju, kuidas tema käekiri mõjutab seda, kuidas need pildid siin on. Ehk et see laiema pildi nägemine toob ka uusi vaateid.
Sa nii mõnusalt tõid selle coachingu ja supervisiooni uuesti sisse meie juttu ja võib-olla see ongi päris põnev kuulda või ka kuulajatele kuulda. Mis siis on coaching ja mis siis on supervisioon, et kuidas sa seda näed või koged? Ma arvan, et minu jaoks, et kindlasti Eesti Supervisiooni Coachingu Ühingus on ju ka tegelikult väga erineva käekirjaga, erinevate lähenemiste, erineva sellise väljaõppe ja taustaga professionaalseid superviisoreid ja coach'e, et kindlasti ei ole siin sellist ühtset arusaama ja võib-olla on nagu see selline raske sega väga selgelt nagu raamidesse panna, aga ma näen, et kuidagi see ka coaching on oma ajas nagu arenenud, eks ju, et võib-olla kui coaching on algselt nagu rohkem olnud selline nagu oskuste arendamine, nagu treenimine ja selline rohkem nagu eesmärgile suunatud, eks ju, et siis tegelikult coaching on ka nagu ajas liikunud, ta on supervisioonist võtnud elemente üle, ta on teraapiatest võtnud elemente üle, nii et coaching on kuidagi nagu oma selliselt spektrilt palju laiemaks muutunud, et on selline võib-olla oskuste coaching ja siis on selline arengu coaching, aga see on selline transformatiivne coaching, kuhu mahub juba palju rohkem sisse. Nii et ma arvan, et mõnes kohas saavad supervisioon ja coaching vägagi omavahel kokku. Aga võiks öelda niimoodi, et supervisioonis on ikkagi eelkõige fookuses nagu sinu töö, kliendi töö. Ja kes on klient? Kes on klient? Et klient ei ole ainult see klient, kes ma seal poes on klient. Tegelikult on ju õpetajal on selles mõttes kliendid, on õpilased on kliendid, juhi kliendid on tema majasisesed kliendid, tema meeskond, eks ju. Kui me räägime nagu jällegi sellises kinnipidamisasutuses on ju, et siis meil on kinnipeetavad, on vanglaametnikud ehk tegelikult kõik inimesed, kes töötavad teiste inimestega, nemad kindlasti võiksid käia supervisioonis, et reflekteerida just nimelt enda seda tööd, oma suhet selles töös, oma mõju, enda ja kliendi vahelist sellist koostööd, eks ju, laiemat süsteemi, organisatsiooni kui sellist, et alati, kui meil nagu tulevad juba mängu sellised erinevad süsteemide kihid, erinevad dünaamikad, eriti kui on palju emotsioone, emotsionaalselt laetud tööd, eks ju. Et siis on see koht küll, kus on nagu hea minna superviisori juurde. Et sageli ka superviisorid on läbinud sellise pikema väljaõppe, nad on nagu eriti ka arendanud endas seda kompetentsi töötada nende laiemate süsteemidega. Et töötada süsteemidega ja töötada ka nende erinevate just emotsionaalselt laetud selliste juhtumitega. Jaa, kõlab tõesti niimoodi, ma olen enda jaoks ka mõelnud, et supervisioon on justkui oma töö peegeldus, eks ju, või et minu mõju inimestele või minu mõju minu meeskondadele, eks ju, sellesse vaatamine ja sealt edasi minemine. Ei saagi vist päris öelda, et coaching on ainult eesmärgistamine ja oskustega töötamine, vaid pigem on seal niisugune kuidagi kattuvusi päris palju, et kindlasti on kattuvusi palju ja nad mõlemad on nii supervisioon kui coaching kui ka mentorlus näiteks, kui tuua siia kõrvale veel terminite segadust, eks ju, et nad kõik on ju nii lähedale tegelikult üksteisele jõudnud, et ja siis veel teraapia, eks ju, et kui palju selliseid ka coachingus, supervisioonis, täna ka mentorluses kasutatavaid meetodeid on ju tegelikult palju erinevatest teraapiatest ka üle võetud. Ja siin on võib-olla ka see küsimus, et mis on siis ka selle ühe coachi või superviisori käekiri, et kindlasti on ka siin väga palju erinevust. Et ma olen kuidagi vaadanud enda sellises tööpraktikas, et mis siis kõige paremini kuidagi on kliendi töös mind aidanud, et kui me tõesti töötame juhtide meeskonnaga näiteks, et ma töötan näiteks tootmisettevõtetega, on ju IT-ettevõtetega, et kui on erinevate osakondade juhid koos, et me istume ja me reflekteerime ja nii kui me reflekteerime ainult sellel tasandil, ainult sellisel mõttetasandil, eks ju, et oleme hästi siin peas ja meie neokorteks saab nagu kõvasti tööd, on ju, siis mulle tundub, et sealt väga sageli nagu uusi taipamisi ei tule. Et ma näen, et suuremat väärtust saan mina superviisori ja coachina pakkuda meeskondadele ka individuaaltöös just läbi selliste ka loovvahendite, mis nagu aitab sellist sügavamat reflektsiooni, et aitab nii meeskondadel kui ka üksikisikutel siis
leida enda seest need sügavamad ressursid, mõista paremini neid varjatud dünaamikaid, mida on raske sõnadesse panna. Sest nagu öeldakse, et sageli me nagu, kui me ei oska midagi sõnadesse panna, kui me ei suuda sõnadesse panna, siis näiteks kui inimesed, kes on ka läbi elanud traumad, et uuringud näitavad, et näiteks mõningatel juhtudel need inimesed ei suudagi, nendel ajus tegelikult see kõnekeskus muutubki palju vähem aktiivsevaks, nad ei suudagi sõnadesse panna asju. Ja sama juhtub mõnikord organisatsioonides ja meeskondades, et raske on panna sõnadesse neid asju, kus on taustaks hirm näiteks, eks ju, kus on taustaks süüdistamine. Ja võib-olla sellised loovvahendid aitavad süsteemiga selliseid varjatud dünaamikaid palju kergemini esile tuua. Põnev, see kõlab hästi põnevalt ja hästi tekitab nagu küsimus, et mis on vaja superviisoril selleks, et seda kõike teha. Et millised on need kompetentsid, näiteks 3 põhikompetentsi, mis sul tuleb meelde, mis peab ühel heal superviisoril olema? Tead, mulle tuleb selle peale praegu nagu meelde üks minu selline, juba mõnda aega on olnud see ikkagi minul tegelikult selline lemmik või siuke armas mõte ja see on Arvo Pärdilt. Et Arvo Pärt on öelnud niimoodi, et helilooja on nagu instrument ja selleks, et see pill kõlaks, peab ta korras olema. Sellest tuleb alustada, mitte muusikast. Muusikapill saab ta nagu kontrollida, kas tema kui instrument on hääles ja mis hääles. U-tuur on ka hääl. Ehk et tegelikult esimene asi on see sama, et kes käivad supervisioonis ikkagi, et inimesed, kes töötavad teiste inimestega, nemad peavad olema eriti korras, sest nendel on väga suur mõju teistele inimestele. Need on õpetajad, eks? Need on koolijuhid, haridusjuhid, need on juhid, kõik juhid, kes töötavad, eks ju, teiste inimestega, kes orkestreerivad nii-öelda nagu meeskondi, eks ju. Et kõik need inimesed peaksid võtma aega ja ise ennast kui tööriista kõigepealt kuulama ja korras hoidma. Ja siis supervisioonis, nagu võib-olla see ongi see erinevus natukene ka, et kui niimoodi metafooriliselt vaadata, et võib-olla kui coachingus ma nagu tõesti ka saan tegeleda selle enda korras hoidmisega ja saan treenida oma kompetentse ja selliseid, eks ju, ja see on väga oluline. Supervisioonis saab seda ka teha, eks. Ja siis seal võib-olla tulebki supervisioonis, kui niimoodi natukene metafooriliselt vaadata, tulebki see muusika element sinna juurde, et ma analüüsin ka seda koos superviisoriga, seda muusikat, mis ma siis sinna publikuni nagu jõuab, et kuidas see jõuab publikuni, on ju? Et kui ta ei jõua, miks ta ei jõua? Et miks vahel on niimoodi, et kõik oskavad noote mängida, on ju, oskab inimene lugu mängida, eks, ja üks inimene paneb selle loo niimoodi kõlama, eks, üks õpetaja suudab nagu oma klassi panna niimoodi kõlama, eks, et miks see nii on? Ja siis saabki see õpetaja tulla ka sinna supervisiooni ja analüüsida seal teiste õpetajatega koos, kui see on selline grupi või meeskonna supervisioon või ka individuaalses supervisioonis analüüsida, et mis ma siis tegin, kuidas see on võimalik, et ma panin seekord selle klassi kõlama, mida ma tegin, eks? Ja teinekord, miks on see, et ta ei lähe kõlama, et mida ma saaks teha, eks ju, mida ma saan õppida sellest. Sa räägid enesearengust, jah? Kas sa räägid, et kõigepealt selleks, et midagi üldse teha, peaksid olema ise korras. Ja just mulle tundub, et seal supervisioonis ongi nagu see teine kiht veel, et üks on see, et ma alustan iseendast, eks, et mina pean korras olema. Ma saan aru, mis nuppe võib-olla need õpilased minul vajutavad, kui ma lähen korrast ära ja kui minu poogen läheb katki näiteks ja kui minu mingi see keel läheb katki, eks ju, et ma nagu ise tean, et mis need nupud on, mis mind võivad korrast ära nagu ajada, et see on, aga ma alustan endast. Aga siis see teine kiht ikka sinna juurde on ju, et supervisioonis on ikkagi see töösüsteemidega, eks ju. Mina ja minu klient, see inimene, kellega ma töötan, et tema on kogu aeg supervisioonis ikkagi ka pildil, on ju. Et no näiteks
et mis võib ju väga palju juhtuda inimestega, kes töötavad inimestega ja puutuvad siis kokku emotsioonidega ja on võib-olla sellistes võimumängudes ja konfliktikeeristes ja nii, nagu meil juhtub. Aga et no näiteks kujuta ette, et inimesed, kes töötavad haiglas, eks ju, ja eriti võib-olla, kui sa ei ole arst, on ju, et ka arstitöös on, et see on ju väga palju, kindlasti on selliseid positiivseid emotsioone, aga kindlasti on ka palju kurbust ja väga palju raskeid emotsioone. Või kui sa töötad näiteks hooldajana või õena, et sul on kindlasti selliseid keerukaid olukordi ja sa pead tulema, sa näed enda ümber väga palju võib-olla kurbust ja valu, eks. Või kui sa töötad vanglas, oled vanglaametnik, on ju, sa töötad kinnipeetavatega, et kui palju sinu ümber võib olla sellist valu, kurbust, võib-olla ka negatiivsust, eks. Et siis supervisioon on ka see koht, et kuidas nagu leida seda viisi, et see süsteem ei sööks sind ära, et see kliendi töö ei hävitaks sind, et see negatiivne ei tõmbaks sind endale kaasa, aga et sa leiad sellest ikkagi, tuletad meelde oma töö mõtte, miks ma seda teen, et millist väärtust see maailma loob, eks ju, ja kuidas ma saan selles töös nagu olla terve ikkagi selle sama kliendi jaoks, kelle jaoks ma olemas olen. Kuule, mul tuli selline hästi kaval mõte, et no meil on siin terve kaardipakk, et kui sa võtad näiteks 3 kaarti, iga kaart märgib ühte superviisori kompetentsi. Kuidas oleks? No ma tead, ma võtan niimoodi pimesi, no, sest et äkki siis... Jah. Nii, 1. Et kui see on üks superviisori kompetents, oluline, mis see oleks? No võt, selle kaardi peal tuli mul selline üks karu, kes seisab siin nagu püsti, on ju. Et ma mõtlesin, et võib-olla siis üks tõesti selline oluline kompetents, mis on superviisoril olla enesekindel, et ma tean, mida ma oskan, ma tean, kes ma olen, mul on see oma tugevus olemas, on ju. Et ma ei kaota ennast, et kui ma lähen ühe süsteemiga tööle näiteks, siis mis võib juhtuda ka coachidel, ka superviisoril, kes peab ka regulaarselt käima supervisioonis, et oma tööd reflekteerida, et võib juhtuda see, et ma hakkan ühe süsteemiga, mingi organisatsiooni meeskonnaga tööle ja see süsteem oma dünaamikaga nagu tõmbab mind endasse. Et kuidas mul oleks nii palju sellist tugevust, jõudu, jääda nagu, et see tuuletõmme ei tõmba mind endaga kaasa, eks. Et see on nagu üks selline ja selleks ma pean nagu vaata, ma vaatan praegu, ma pean ikka nagu, ja see, et ta seisab püsti ka, vaata, see on nüüd see üks asi, et ilmselt see karu ikkagi, et see oskus käia nagu 4 käpa peal, on ju, aga ka tõusta püsti ja vaadata nagu sellist suuremat pilti ikkagi, et ma võtan nagu, ma lähen siia, tõusen nagu kõrgemale ja vaatan seda süsteemi kui tervikut, et ma ei ole ainult siin üksikisiku tasandil, on ju, aga see üksikisik selles kontekstis, tema ja tema meeskond, eks ju, ja kus kontekstis see meeskond on, et kuidagi mingi väga see... Äge, aga sealt tuli 2 või? Oli 3? No ma ei tea. Võta 1 veel. Mulle tundub, et kuidagi see julgus ja enesekindlus ja suure pildi nägemine. Sina juba näed, mis tuli, ma veel ei tea, ma juba vaatan, ossa poiss. Et 1 veel. Mis asi? Kuule, ma ei saagi aru, see on, kuule näed, ta tuli nii pidi. Et see on nagu väga huvitav, et see pilt on selline, et seda võib nüüd tõesti mõlemat pidi vaadata. Minule tuli ta praegu seda pidi, et see tundub, et see oleks nagu esimese hooga ma vaatasin, see on hunnik patju, millele on siis nagu tõmmatud nöör ümber ja keegi nagu tõmbab seda ülesse poole kuidagi. Aga seda võib ka teistpidi vaadata, et see on hunnik patju ja keegi tõmbab seda alla poole. Et ma ei tea, et mulle tundub, et üks asi, mis võib-olla, nagu ma ise oma töös olen leidnud, et on nagu väga väärtuslik, on see sama, et kuidas ma asju vaatan, see on see perspektiivi muutus, eks ju, et sageli me nagu võime näha, et on mingid halvad asjad meiega juhtuvad organisatsioonides, eks ju ka, et väga palju on näiteks sellist süüdistamiskultuuri, millal kutsutakse coach'e ja superviisoreid, on näiteks see, et meil on siin 2 inimest ei saa omavahel läbi või meeskond ja teine osakond näiteks ei saa omavahel läbi, on ju, ja et tule nüüd sina coach või superviisor, et tule aita meil kuidagi nüüd see erimeelsus nagu ära lahendada, eks ju. Ja siis võibki juhtuda, et see superviisor või coach läheb sinna ja tegelikult võib sattuda sellisesse lõksu, et tuleb välja, et seal on eelmiseid coach'e ja superviisoreid käinud ja kõik on proovinud seal parandada seda sama sellist dünaamikat. Ehk et tegelikult on võib-olla selline draama 3 nurk seal, et on agressor ja on
on ohver ja siis nüüd on selline coach või superviisor, et tule aita see ära parandada. Et kuidas siis ka superviisorina mitte kaasa minna selle dünaamikaga. Ja see on jälle see koht, kus ka superviisor või coach, kes siis töötab partnerina näiteks selles meeskonnas või selles draama kolmnurgas nii-öelda. Et võib-olla kui ma lähen supervisiooni ise oma selle organisatsiooni juhtumiga, et ma saan aru, et ma olen sattunud draama kolmnurka, eks? Ja et kuidas nagu sellest supervisioonist võib-olla koos oma superviisoriga reflekteerides saada aru, kuidas see süüdistamiskultuur muuta õpikultuuriks. Eks? Ehk et kuidagi see perspektiivi muutus, et kas see mõtteviis on ju, et see on nagu oluline, et ma saan nagu aru, kus ma olen, et kumba pidi see pilt mul nagu käes on ju, ja mis toimub. Ja no ma arvan, et oluline on ka üldse sellisel superviisoril, aga ka coachil kindlasti hoida sellist väärtustavat pilku kõigi erinevate osapoolte suhtes ja see on nagu väga suur treening, et kuidas sa istud superviisorina näiteks meeskonnaga või oma supervisiiga, coachiga, ükskõik, kes sul see klient on, õpetaja, istud seal ja te olete oma supervisiooni protsessis ja kuidas sa suudad jääda hinnangu vabaks, et see ei ole nagu kerge, et sul on need hinnangud olemas, et see on üks kompetents, mida ma arvan, ma olen kõige rohkem pidanud nagu endast treenima ja ma olen ka näinud, et see on nagu kõige suurem, see on üks keeruline kompetents, aga see on nagu väga palju lisaväärtust loonud. Ma ütleks nii, et mitte ainult professionaalselt nagu töös, aga ka loomulikult väljapool tööd. Äge, Kaidi, me oleme juba rääkinud 26 minutit ja see on päris põnev olnud. Et ütle mulle läbi oma töökogemuse ja õpingute ja kõige selle, millest sa räägid. Mis sulle tundub, et mis on see sinu käekiri täna? Mis on Kaidi käekiri täna? Ja tead, kui ma siit võtaks veel ühe pildi, siis siin selle pildi peal istub 4 ahvikest niimoodi, et üks suurem, kes kallistab ühte väiksemat ja siis võtta, see oleks nagu isa, kes siin kallistab ühte väikest last ja ema, kes kallistab ühte väikest last ja et ma arvan, minu käekiri on tegelikult see, et selline kuidagi niisugune hooliv, mänguline, see ahvik kõnetas vist sellepärast, et mulle meeldib tegelikult selline mängulisus ja ma arvan, et see on minu käekiri, et ma tõesti, nagu ma enne ütlesin, et olen näinud, et kõige suuremaid aha-efekte ja taipamisi on toonud tegelikult sellised mängulised kaartide kasutamine, joonistamine, looduses läbiviidud sessioonid, et sealt saavad nagu olgu see IT-ettevõte, olgu see, ma ei tea, tootmisettevõte, olgu mehed, naised, ükskõik mis vanuses, et kõige ägedamad ahaad on tulnud sealt just nimelt ja just see erinevate kihtide mõistmise nagu oskus. Et see on, millesse ma nagu väga usun, et mõlemad ajupoolkerad nagu tööle panna, olgu see supervisioon, coaching, mentorlus või ükskõik mis osa elust. Okay. Aga kui sa mõtled selle peale, et meid kuulab päris palju inimesi, et mis on see üks sõnum, mida sina selles supervisiooni ja coachingu kontekstis kaasa annaks inimestele? Ma ütleks niimoodi, et igal inimesel võiks olla nagu töö juures töö lahutamatu osa ja võimalus võiks olla mõttepartnerluse siuke omamine, et ma saan käia sellise neutraalse mõttepartneri juures, mõtisklemas oma elu, oma töö üle, oma professionaalse arengu üle, et võib-olla siis, kui mul ka juhiga on sellised arenguvestud, et sinna ma siis juba lähen ka selgema nagu mõttega, et alati kõiki asju ei olegi nii kerge juhiga rääkida, aga kindlasti ma arvan, et nagu peaks juhiga rääkima. Ja ikkagi inimesed, kes töötavad teiste inimestega, et nende nagu töö lahutamatu osa peaks olema supervisioon. Et see peaks olema umbes nii, nagu õpetajad annavad tunde, siis nii peaks olema ka supervisioon, nende lahutamatu töö osa, nii nagu arstid võtavad vastu patsiente, nende töö lahutamatu osa peaks olema supervisioon, et nad saavad oma töö üle reflekteerida ja pidevalt areneda ja paremaks saada. Ja samamoodi kõik superviisorid, coachid ise loomulikult peavad käima supervisioonis, et oma töö üle reflekteerida, et ikkagi kasvada ja paremaks saada kogu aeg. Jaa, mulle tundub ka, et kui ma mõtlen selle peale, mida sa rääkisid, siis igal inimesel peaks olema üks mõttepartner
ja selleks just, et inimesena paremaks saada ja siis juba muutub kõik meie ümber niikuinii. Et see tundub mulle olema hea mõte kaasa. Kas on veel midagi, mis on ütlemata? Jaa. No, tead, väljapool õiget ja valet on tõde. Väljapool õiget ja valet on väli. Kohtume seal. Nagu ütles Rumi. Aga aitäh sulle, Kaidi, et sa olid nõus minuga rääkima. Sa oled olnud ka minu õpetaja ja eeskuju. Et mul oli hästi mõnus olemine ja päris paljud asjad said sinu vaatenurgast selgemaks ja ma loodan ka, et kuulajatele. Aitäh sulle ja kohtume kuskil. Aitäh, Evelin, et sa olid mulle mõttepartneriks.